10. korda on Viimsis toimumas rannarahva festival ja sel aastal erinevalt eelnevatest on siin alla koondatud väga palju erinevaid üritusi. Olete enamus loodetavasti saanud nautida kodukohvikute päevadena. Mitukümmend kohvikut üle Viimsi valla erinevate paikade on olnud avatud, kus on võimalik olnud nautida toitu, jooki ja isegi muusikat. Samuti on täna Viimsis heitjate võistlus Viimsi Gala. Nii et kes on soovinud saada sportlikke elamusi, see on kindlasti ka sealt täna läbi käinud. Võistlus peaks olema vist tänaseks või praeguseks momendiks küll juba lõppenud. Ja loomulikult kõik see, mis toimub täna siin Viimsi Vabaõhumuuseumis, mis sel aastal teatavasti tähistab või peab 40. juubelit. Nii et 40 aastat tagasi, see oli siis aasta 1980, nähti suurt vaeva, et see koht siin avada. Ja 40 aastat on paljud inimesed teinud tööd, et siin kaunis asukohas neid elamusi meile pakkuda. Tere õhtust, kallid televaatajad, ja meil on ääretult hea meel tervitada teid meie Viimsi Viva virtuaalklubi 10. juubelisaate alguses ei kusagilt mujalt kui Viimsi Vabaõhumuuseumist. Nimelt käesoleval nädalavahetusel on toimumas nii Viimsi rannarahva festival kui ka kodukohvikute päevad. Ja lähemegi vaatame, mida põnevat pakutakse külastajatele. Aga meie Viva virtuaalklubi saade ongi jõudnud nüüd siis esimesse Viimsi kohvikute päeva kohvikusse ja tegemist ei ole mitte tavalise kohvikaga, kus siis inimesed saavad nautida peeneid roogasid ja juua kallist kohvi, vaid hoopistükkis tegemist on kohvikaga, kus pakutakse kõige suuremat rõõmu ikkagi meie neljaalgsetele sõpradele. Ja meil on hea meel kohe rääkidagi siis kohvikupidajatega, et tere tüdrukud! Tere! Te küll, nagu ma olen aru saanud, te pakute nagu koertele hästi palju toredaid asju, aga miks teil on kassi kõrvalt? Meil on käpakohvi ikka. See ei ole koerte kohvi. Ka kassid võivad koertasi süüa vabalt. Meil on ka kass käinud iga aasta, ma ei tea, kus see aasta on. Meil on üks püsiklient kass, kes käib siin juures nii. Aga kui te nüüd võrdlete kassi ja koera käitumist, et kui palju see erinev on? Et kui kass tuleb, kas ta nüüd teistmoodi nüüd oma tellimused? Kass tellimused, kui kass annab tellimuse sisse, siis tema ühesõnaga ikkagi peab kohe teenindama. Koerad on ikka viisakamad. Kassi me teenindame, koerad on ikkagi nagu sellised. Aga kus kohast üldse tuli selline mõtet, et teha siis käpakohvik? Omal on koerad kodus ja kuna vaatasin, et tekkis see esimene aasta, see oli siis 5 aastat tagasi, meil on 5. kord, et ei teadnud, kuhu koeraga minna tegelikult, et ei ole ju kirjas kuskil ja siis mõtlesin, et miks peaks üldse minema, et teeme siin kohe ühesõnaga, et ja nüüd siis on 5 aasta järjest. Ja kuidas see progress on olnud, et võrreldes esimest aastat? Esimene aasta me leidsime kuskilt, et ajakirja vahelt teha küpsuse retsepti ja siis tegime ja lõpuks andsime tasuta ära. Aga iga aastaga on aina rohkem ja praegu ongi sellest kohvikust on ka välja kasvanud see Säde Gurmee, mis siis pakubki nagu tellimise peale koertele asju. Milliseid gurmee-hõrgutusi pakutakse siin külastajatele? 4-käpalistele külastajatele on meil näiteks kanajogurti maiused, pisikesed, väiksematele koertele. 3 tükki järgi. Täitsa võib ise süüa, maitset on. Kodus, mis koju minema. Seal ei ole mingit. Täielik sukem, jah. Kõik on inimtoiduks kõlbulikust asjadest, et siis on kana, meevahvlid, muffinid, värvid on kõik saadud looduslike värvide abil, et kurkum, spinat, maksamuffinid, siis on natukene pidupäeva puhul on uhkemaid asju. Jogurti lausa sellised. Väga peen. Kõik on kanavilõhega, riisijahuga, et ei ole allergikute peale mõeldud ühesõnaga, et selline erinevad asjad. No aga nüüd selle 5 aasta jooksul, mis on olnud nagu teie tõeline hitt? Mis on läbi ajaloo? Värvilised muffinid. On jah? Ja need on 2. aastast saadik ja need on läinud kõige rohkem sellised. Isegi värvipime koer tahab värvilist muffinit saada? Jah, ju nad ikka siis näevad värve. Siis näevad, jah? Eks see on omanike rõõmuks, et värvid rohkem, aga selles miks, kui me ise ka tahame ilusad asju, miks siis korrale osta mingit sellist. Maitse on selles mõttes on ka, seal on liharohked ja mõtlen sellised nagu, üritan ikkagi teha nii, et oleks nagu sööda, mitte ainult ilusad, ikka söödav ka.
aga jah, et selline, ütleme maksamuhvrid, mis on ka nüüd viimaste 2 aastaga, et maks on ikka enamasti ikka koera selline suur lemmik. Et ütleme, iga aasta proovime midagi teha erinevat, teistmoodi, et oleks natuke nagu uut, mingid vanad head asjad, mis on alati läinud nagu. Inimestele on siin üks nurgakene jäetud, et võivad vahepeal oodata. jaa. Meil lemmikud saavad oma toimetused. No äkki kõhtled tühjaks, kui koera vaatavad söömas, siis on nagu natukene. Kui me nüüd räägime nagu Viimsist kui elukeskkonnana, et kuidas ta nagu lemmiklooma omanikule siis on keskkond? Kas on mingid, kas kõik on juba piisavalt hea või on mingid vajakajäämisi? On ikka vajakajäämisi, et näiteks kas või see mänguplatsid näiteks. Aga mis teie arvates, mida siis võiksid Viimsi valla inimelanikud õppida Viimsi valla koertelt ja vastupidis? Okei, seda me juba saime aru, et mida nagu koeraomanikud võiksid õpetada oma koertele, aga mida siis nagu need Viimsi inimelanikud võiksid õppida koertelt? Rohkem elurõõmu minu meelest, et vahel vaatab viimslaste gruppi, et natuke selline, tegelikult on meil Viimsis veel on hea, muidugi tuleb vigadele tähelepanu pöörata, aga rohkem naeratame üksteisele, ma arvan, et see on ka, et ikka rohkem saba liputamist. Rohkem saba liputamist ja kõrvad kikki ja karv läikima. Seda õpiks kohe. No aga teeme siis karva läikima ja saba liputuse. No näed, juba tuleb välja. Väga hea, aitäh teile. But not for me. The lucky stars, but not for me. Although to lead the way, I found no clouds of gray. In any Russian play that I was born, but I get that way. High on the walls and also lack of taste. Although
Viimsi rannarahva festival pakub tegevust väga paljudes erinevates kohtades, siis ka meie ei saa ühele kohale liiga pikalt nii-öelda paika jääda, vaid liigume pidevalt edasi ja olemegi jõudnud uude põnevasse paika. Tere! Olete juba kõik läbi käinud või? Ei ole nii. Me käime ainult paremates. Paremates? Yes! Ehk siis kõikides... Teile kolmest palun siis öelda ikka parimas. Jah. Tore on. Sul on ikka päris korralik festival. On, iga aasta, 6 aasta juba. Jah, nii. Aga väsimus peale tuleb. Ei tule. Pigem vastupidi on. Mina ütleks küll, et eks ta on relvas. Pigem. Aga näe, jalad hakkavad nõrgas jääma. Ei no kuule, õnneks jalgu pole vaja. Seni kuni nupp okib, siis jalgu pole vaja. Jah, okei. No aga mida siis peened korveed pakutakse? Eelnevad on ikka see kalasupp, traditsiooniline iga-aastane kalasupp. Lõhekoorene lõhesupp. Otse meie lahest püütud. Otse meie lahest püütud, muudkui püüdsin, aga pool aastat aina püüdsin. Siis on pardiralli vahvlid. Nii, siis on Pavlovad. Kõike head paremat. Ma ei oska muud soovitada. Kala, rääbis, siia võileivad, kõik on head. Superluks. Noh, Erki, väga meeldib. Aga räägime siis, et kas igapäevaselt ka niimoodi istud siin paadi all ja tõmbad lõõtsa või ainult kohvikute päeva puhul? Ei, praegu juhtus niimoodi, et selle maja omanik on minu hea kauaaegne sõber ja tema kutsus mind. Ei, selles mõttes iga päev, see pole minu töö, et lihtsalt minu peres on alati lõõtsa mängitud, mina olen 4. põlvkond lihtsalt. Üle 100 aasta on minu kõik esiisad olnud pulmapillimehed ja ma lihtsalt ei olnud kuhu kukkuda. Nii läheb minuga. No aga teisalt jällegi võttes ongi hea, et see käbi ei kukkunud kännust väga kaugele, et muidu oleks praegu mingi rock-gitarrist, on ju? Olengi. Oledki? Oi! Ma mängin nii palju erinevates puntides, et erinevates koorses üksinda mängin, kahekesi, kolmekesi, suurel laval, ansambliga, kitarri taga, sorry. Ma vaatan, et sul on kaasas ka siin nii-öelda siis tantsutüdrukud. Tüdrukud, millal etteaasta tuleb? Võib-olla siiski natuke hämaramaks läheb. Tüdrukutega oli huvitav teema, et nad teavad laulu sõnu ja vahest juhtub niimoodi, et kui mõnda laulu või sõnu ei tea, mida meie oleme harjunud endises EÜE-s laulma mõningaid laule, siis nad küsivad, et neil on see puudu, et palun kirjuta meile ka need sõnad. Väga head sõnad. On jah. Aga kas te saate nüüd nagu selliselt kolmekesi kokku ainult siis kohvikute päevade puhul või kaua teid? Me saime esimest korda täna. Esimest korda? Täna juhuslikult sattusime siia varju alla. Aga mul on tunne, et siit on sündimas uus maailma lavasid vallutav ansambel. Ütleks, et tegemist siis ei oleks mitte kuldse, vaid lausa plaatinum trioga. Palju häid mõtteid. Muidugi. Aga kuidas üldse nagu Viimsis meil on elada? On ju mõnus? Minul on Viimsis sõbrad ja kõik Rannarahva muuseumis ja hästi palju mängib pilli Rannarahva muuseumis. See seltskond ja feeling on see, mis kutsub, et sõbrad. Et üks asi on pillimäng, aga teine asi on see keskkond, kus ma tulen oma sõprade juurde, vot see on feeling. Et see on kõige suurem. Nende jaoks muidugi võib olla pillimäng, minule jaoks on see igapäevane. Põhimõtteliselt me võime öelda, et sina mängid pilli, aga hing sul laulab. Jah, täpselt niimoodi. Ei tahagi koju minna, aga kurat, ma olen ju kodus ju. Küll natukene teisel pool on nagu see nii-öelda öömaja kodu on ju, seal meil nagu seal rohkem merest eemal, aga ikkagi see õhk on meil ikka õige. Äge. See on eraõhk, see kuidagi teeb teist moodi nagu inimesed. Meil on kõik olemas. Meil on siin kõige tähtsam on see just seesama see feeling, nagu maestro ütles. Me tuletame jah siin vanu laule meelde ja siin on viimane laul, mida prouad laulsid siin kaasa, oli Ei me ette tea.
mis elu meil ei, tuua? me ei pidanud üldse siia tulema täna. Pidime hoopis olema seal. Wembley staadionil. Aga kuna tuli koroona, siis seal pandi piirangud peale. Teisel pool Viimsi, aga seal nii palju oli autosid igal pool ja siis mõtlesime, tuleme kõige lõppu. Ja väga tore. Prouad rääkisid, et nad pidanud üldse siin olema, aga nad ei taha ära minna. Nüüd ei saa enam ära minna. Siin on magnet. Siin on parim. See on see miski. See on see miski, mida ei oska keegi nii-öelda sõnadesse panna. Aga mingit soovi oli ka? No laulame siis. Laulame? Teeme sellise laulu. Näiteid ootavaid, küll on maid, kuhu said antud hoiule mu armu tõotused. Kui merelt tulen ma, hüüan rõõmsad hallari ja tasku pistan kingiks dollari. Ja kui laevas olen kööl, sulle mõtlen päevalööl ja kui justes keikot liivi kannan tööl. Kui sõlan neelab mind ja mu jalgal kindel pind ootab mind üles mind. Linna tundub pole vaja, sest et meremeeste majas, seal on naerulaulud kosta taevani. Seal on mehed, kel on kulda ja kui röövima ei tunda, pidu jätkuda võib varavalgeni. Väike neid ootab ööd, vaid on maid, kuhu said antud hajulämma armud õhtused. Kui meret tulen ma, hüüan rõõmsad hallari ja siit tasku viskan kingist dollari. Liiter viskib peseb maha, huutab tere soorava, juhtan tiise lahkab sealt kõik suuresed. Liigad siin ei ole pahad ja kui taskus suured rahad, ühed dollaris ma jätan rõõmseks. Väike neid ootavaid, küll on maid, kuhu said antud hajulämma armud õhtused. Meret tulen ma, hüüan rõõmsad hallari ja siit tasku viskan kingiks dollari. Igas mereäärses linnas, kus on laevutatav pinnast, tükis südamest ma jätnud õitsema. Kuid kui aasta ringstab ümber, keeran laeva nina ümber ja koju tulen taas. Väike neid ootavaid, küll on maid, kuhu said antud hajulämma armud õhtused. Kui meret tulen ma, hüüan rõõmsad hallari. Hollari või hollara? Hollari! Ja siit tasku pistan kingist dollari. Et toidugurmaanid saavad Viimsi kodukohvikute päevadelt praktiliselt kõik elamused, see ei ole saladus. Küll aga pakutakse lisaks heale maitsvale toidule ka meeli ülendavaid kultuurilisi elamusi. Vaat siinkohal on nüüd paslik vaadata näiteks, mida on teinud vahepeal Kerli Padar. No Kerli, viimati käisid sa meil stuudios külas siis, kui oli veel aeg, kus ei saanud väga palju õues ringi mütata. Mida sa vahepeal teinud oled? No näed, sellise uue ideega tuli meil ju, musabuss. Saab meid ilusti tellida, kõik on olemas, heli, valgus, kõik ja erinevad programmid kusjuures, mitte nii, et ainult üks programm. Meil on akustiline kontsert, siis meil on lauluga maale stiilis kontsert, Lotte esinemine näiteks, kus me lastele teeme lühikese lõbusõidu ja meisterdame koos ja teeme kõike. Ja siis, mis veel oli? Ja siis Code One Cuba, mis tuleb täna meil siin esitusele. Et kõik 90. menubändi Code One'i lood on siis pandud sellistesse särtsakamatesse ja uude kõlavärvi, et ta on niisugune kuumad ritmid ja pigem ütleme ajatu. Seoses selle Code One Cubaga tekkis mul kohe selline mõte, et kui sa nüüd laulad seda Code One Cuba stiilis asju, kas Martinil puus on veel endiselt lahti? Temal on puus väga lahti, mina ei tea, 2 päeva tagasi juhtus minul midagi, ma ei tea mida, niimoodi, et mina täiega lonkan, nii et ma ei tea, täna ma pean kuidagi neid puusanõkse ikka eriti ettevaatlikult tegema, aga täna Martinil hoopis üks teine ülesanne, et ta on helimees, transamees, muidumees, parim sõber ja ka diskor, nii et ole ettevaatlik. Konkurent kasvab.
Jumal tänatud, et konkurent kasvab, ma saan rahuliku südamega pensionile minna, aga ma olen enam kui kindel, et ka see puus läheb lahti siis kõikidel nendel inimestel, kes tulevad kuulama. No ma loodan ja, et inimesed tulevad tantsima, sest rütmid on tõesti mõnusad ja kuumad ja ilm on kuum ja kõik on täpselt selline imeline siin Kivineeme kohvikus, et kusjuures see story, kuidas ma siia tulin, oli ka väga naljakas. No vot, tahamegi teada. Noh, kui meil see musabuss oli valmis, siis me mõtlesime, et tahaks ju ka kuidagi nagu osaleda Viimsi kohvikute päeval, aga endal nagu sellist õue ei ole, et kuhu nagu seda rahvamassi kutsuda ja helistasin Krista Lendinile. Ütlesime, et Krista, et sina oled kohalik, ütle nüüd, kelle õue peale meie peaksime enda bussi parkima. Krista siis ütles, et ta võtab natuke aega, 10 minuti pärast helistas ja ütleb mulle, et tead, mul on sulle ideaalne paik. Andis kõik numbrid, kõik asjad, tegi oma detektiivitöö korralikult ära. Meie panime rattakiivrid pähe Parmasega, sõitsime siia, koputasime uksele. Tere, kas teil on siin kodukohvik varsti? Jaa, aga meie tahaks tulla laulma. Ja siis tädi Anneli niimoodi kiljus ja ütles yes. Ja meil oli muidugi ka yes. Ja tõesti Anneli ja Tiiu on imelised söögid seal teinud ja meil on väga tore koostöö, et ma loodan, et see jätkub. Kindel see. Väga tänud sulle praegu selle intervjuu eest ja me jääme põnevusega ootama seda hetke, meil ka minu puus hakkab prõksuma ja praksuma. Noh, tead, tee natukese sooja ka muidu, tead, võib juhtuda igast asju. Kuidas kohvikute päev on täna läinud teil? Alguses vaatasime, et ei lähe üldse, aga nii kui pool tundi vist oli, üks proua tuli siia, tegi nagu otsa lahti, hakkas minema, nii et tõesti me oleme kukesene piruka täitsa läbi müünud. Ja Seljanka saab kohe otsa. Seda on isegi koju viidud ja üks mees on 2 korda viinud juba koju see purgiga käinud. Ja supiautor on siin. Ja mina olen supiautor, ma elan Raplas muidu. Ei, ta on minu e-tütar. Aga see Seljanka ilmselt läheb selle pärast peale, et see on kodune nüüd, et hästi mahe. Te võite ka seda süüa. Ja nüüd tuli see sama naine tagasi, siis hommiku esimene oli viis jälle purgiga koju, nii et Seljankat on väga vähe järgi. Muidugi, võib-olla me mõne asja kindlasime üle, et neid vatruškasid on või neid on ka väga palju tehtud, aga ei, nüüd hakkab tegemine. Täitsa ehede maitsega. Ja täna öösel tehtud, nii et me oleme kõik ise teinud. Nii et te olete ikka kõvasti vaeva näinud selleks, et see kohvikupäeval ikka siin nagu no jah, sest külaseltsid, nagu ma saan aru, et alguses nagu nad lootsid, et rohkem teised löövad kaasa, aga no jah, sest kõik puhkavad ja 3 inimest on ainult küpsetanud. Nagu, et jutt oli suur ja teod on nagu teie tehtud. Ei, tegelikult eks võib-olla me ise ka sinna nagu liiga hilja tulime selle hea mõtte peale siin kohvikute päeval osaleda. Aga järgmiseks aastaks sul plaanid tehtud? Ei, ma ütlesin, et kui rohkem ei tule nagu rahvast, et siis vist ja viimaseks korraks seda vaatame. Miskipärast arvan, et tuleb rahvast ja mitte vähe. Aga me oleme me oleme Raplas ikka mitu aastat kodukohvikut pidanud, ega me esimest, päris rohelised ei ole, aga ma olen kohvikutes käinud siin, ma tean, mis siin toimub. Kodukohvikute pidajad on päris palju vaeva näinud selleks, et pakkuda külastajatele võimalikult positiivset emotsiooni. Küll aga on üsnagi tahaplaanile jäänud inimene, kes kogu selle ürituse elule kutsus. Kohe saame teada, kes on see tore tubli naisterahvas, kes tuli välja selle toreda ideega. Me tulime Lepneeme sadamast siia 30 minutit väikse paadiga ja jõudsime imearmsale Kerisaarele. Kerisaar on täpselt 400 meetrit pikk ja 80 meetrit lai. Ja istusime siia lauda, siin on imeline menüü. Ma sõin suppi, pannkooke, kohvi, imehea ja ma kindlasti tulen järgmine aasta siia uuesti tagasi. Suures Keril on oma kinomaja täiesti olemas. On ime pisikene, aga siin on täiesti võimalik kinoõhtuid korraldada. Ja mina olen just praegu kinomaja ruumis. Nii, ma praegu on teil suhteliselt arutane võimalus näha krüüsjadeid seal, keda praegusel ajal Eestis on hinnanguliselt 10–30 paari ainult. Vesitsevad nad ainult eranditult Pakri rannikult, siis neid on rohkem 1000 paari. See on talvisel perioodil, aga praegu on jah, circa 10–30 paari ainult Eestis, et see Keri on üks nende meelispaikasid. Ja nad on suhteliselt julged, et kui te lähete lähemale, siis ma arvan, näete oluliselt lähemalt ka neid.
mina käisin täna Kerisaarel. Ma võtsin kohe sellel aastal endale eesmärgiks käia saartel, sest et ega 2 kohas korraga ei jõua. Ja isegi mitmel saarel ühel päeval korraga ei jõua. Aga saarele minek on jah omaette selline emotsioon ja katsumus, et ega ma palju pole paadiga ka sõitnud. Ja täna ma siis esimest korda üle pika aja sinna paadile istusin ja see on justkui edasi minek oli võib-olla natuke raskem, et tagasitulekul ma juba natuke oskasin, et see on justkui nagu ratsutamine, et sa pead selle nii-öelda rütmi puusad tulevad lahti ikka. Et rütmi paika saama ja siis õnnestub see paadiga sõit veel paremini. No nii, aga sellel aastal siis esmakordselt Viimsi ajaloos kohvikute päevad 2-päevased. Ja juba esimene päev näitas seda, et inimesi oli ikkagi, me ei ole veel Exceli tabelit nii-öelda kokku löönud, aga ma usun, et neid, mitte me ei räägi siin mingisugusest sadadest ja tuhandetest, me räägime 10 000-test. Aga on sul juba tagasiside ka kohvikupidajatelt, et kuidas nemad nagu siis hindavad seda asja, et kas järgmisel aastal tehakse nüüd 3-päevased lausa kohvikupäevad? See aasta on jah 2 päeval kohvikute päevad, et siis laupäeval ja pühapäeval. Laupäeval on küll see põhirõhk, et suur osa kohvikuid on laupäeval lahti, pühapäeval on natukene vähem. Ehk siis esmaspäeval, teisipäeval saab kokkuvõtte teha, et kuidas see 2-päevane üritus toimis. Ma kardan, et 3 on võib-olla liiast, aga ega seda kunagi ette ei tea. No aga teisalt jällegi ma usun, et meie kohalikud ettevõtjad või siis need nii-öelda kodukohvikupidajad, nemad on võimelised tegema tegelikult ka 5-päevaseid tõenäoliselt. Või kuidas sulle tundub? Kuidas on sul nende kohvikupidajatega hetkel nagu siis see kommunikatsioon olnud, et kuidas nad on nagu vastunud, kas see on nagu nende jaoks olnud selline vahva kohustus või pigem selline ülimalt tore väljakutse? See on ikkagi selline suur töö. Mina olen aru saanud, et seal on suured ettevalmistused, päevi enne seda, mõnel isegi nädalaid, et kus seal mõeldakse asju läbi, menüüd koostatakse, isegi trükitakse trükikodades menüüd. Et mina olen aru saanud, et 1 päevast ikka paljudele piisab, et nad siis valivad kas laupäeva või pühapäeva, et see 2-päevane, ütleme, see on nagu ekstreemne, et paljud seda ei jaksa. Aga mis sa arvad, et seda, et kohvikud külastajatele pakub see päev nagu hästi palju selliseid toredaid emotsioone. Mis sinu arvates on nagu sellele kohvikupidajale, mis on see nagu emotsioon, mille pärast ta nagu võtab kogu selle sinu eelpool mainitud vaeva ette, et suured menüü koostamised, trükkimised, valmistamised ja nii edasi. Kas see on nagu siis selline materiaalne huvi või pigem? Võt sellel aastal mul tekkis juba kahtlus või mõte, et võib-olla osadel on see materiaalne huvi, sest tõesti registreerus palju kohvikuid ja oli võib-olla natuke raskem aasta algus kui eelnevatel aastatel. Aga ma siiski arvan, ma olen ka väga palju seda kuulnud sellist pereettevõtmist ja see on justkui selliseks peretraditsiooniks kujunenud, kus lapsed hästi ootavad seda kohviku pidamist. Just perega koos koostatakse menüüsid ja mõeldakse asjad läbi, et kuidas see kõige paremini toimiks. Et võib öelda, et see on pereüritus igale nii-öelda majapidamisele. No sa oled kindlasti ise ka nüüd nende aastate jooksul külastanud, ma usun, et kõik kohvikud oled läbi käinud, et oskad sa praegu juba öelda, et siit Viimsist on Michelini tärni tulevasi nii-öelda Michelini tärni restorane, kui mitu tükki neid juba praegu siin on? No ma arvan, me peame sellise Viimsi valla Michelini tärni andma. Et kindlasti suurel osalevad, ma ei tahaks olla see hindaja praegu siin täna hetkel, aga meil on küll 2 aastat järjest see, et iga kohviku külastaja saab oma lemmikkohviku valida ja oma lemmiktoidu. Ehk siis need tulemused tulevad sel aastal, selguvad esmaspäeva õhtul, avalikustame teisipäeva õhtul, et siis võib ühe tiitli nii-öelda juurde anda, et Michelin toidu tiitel näiteks. Nii, ja lõpetuseks siis ka selline küsimus, et need, kes ei ole siiamaani julenud kodukohvikut avada sellele ürituse raames, et millised on sinu need soovitused nendele inimestele? Mina arvan, et siin pole midagi karta, et tuleb lihtsalt juurutada üks uus traditsioon, kas oma perre, suguvõssa, majapidamisse. Ja eks esimene kord on paljude asjadega raske, aga kui juba esimene kord ära teha, siis kõik järgnevad aastad lähevad väga kergelt. Jah, palun. Kõigepealt ma tahan ikka meeshääli kuulda, kas meeshääled on ikka kenasti paigas. No nii, 3, 2, 1 ja
see oli tuttav, see on nii nagu Viimsile kombeks. No nii, aga naisukesed, kus teie olete, teeme meie sellise kõrge kileda 3, 2, 1 ja... No naisi on ikka Viimsi vallas rohkem, seda tööstas just see häälemäng ka, aga noh, tõesti tore siin olla, tõesti tore siin ja on näha ja tööd öelda ma kõigi kenasti igatsesin. Ja mina tean sind ammu ja isegi Saaremaa inimene ju. Ja lõputööks, aga räägi mõni võib-olla tead, kust kandist sa täpselt tuled ja kust ja mis ja kes? Kes ma üldse olen? No mina olen Pullireet ja tulen kenasti Saaremaalt ja kui te nüüd küsite, et kus kohast seal Saaremaalt, siis ma vastan, et võib-olla te ei ole sellest kohast ikka mitte muhvigi kuulnud, aga selle koha nimi on Viidumägi ja kui sa ütled, et oi, seal ei ole mitte kottigi, siis ma ütlen, et seal on ikka jumala palju asju. Aga veel räägi, kuidas sa siia jõudsid, vaat see huvitab ka inimesi ju. Kõigepealt, mis meil Viidumäel üldse on, Jaan? No meil on seal bussipeatus ja bussipeatuse vastas on kena kivi ja teinekord, kui sul ikka mitte muhvigi ei ole teha, siis sa lähed lihtsalt selle kivi otsa passima. Ja minu kõrval seisab mees, kes on viimase nädala jooksul Viimsi Vabaõhumuuseumis veetnud kindlasti rohkem aega kuni mõnigi põline Viimsi elanik. Juss Aasmaa, rääkige palun meile täpsemalt, mis toob teid täna õhtul siia? Suvi, ilusad inimesed, Viimsi rannafest. Te olete juba ajalukku läinud kui klassikaline Eesti mees, kes räägib pikalt ja tema kõige pikem lause kestab umbes 4 sõnalt. Aga kui nüüd räägime tänasest ja selle nädalavahetuse üritusest nimega Rannarahva festival pluss ka kodukohvikute päevad, olete külastanud ka mõnda kohvikut? Ja ma täna jõudun, ma hakkasin hommikul, ma ärkasin kusagil Peipsi ääres lähedal vahvas turismitalus ja siis me veetsime päeva Kuremaa rannad. Suurepärane koht, soovitan minna, kui on ilus ilm ja... Ma võtan mikrofoni praegu äärest ära, mina kui Viimsi elanik praegu seda juttu üldse ei tolereeri. Me ikka reklaamime Viimsit. Ma leidsin Viimsisse ja näed, leidsin palju toredaid inimesi, tuttavaid ja sai siin natukene esinetud isegi või üles astutud ja väga tore on. Nii, aga millal saame siis kanda Viimsi elanike registrisse perekond Haasmaa nimed? Siis, kui Viimsi vallavalitsus võtab minuga ühendust ja teeb mingi hea ahvatleva pakkumise, et miks siia kolida, sest kui Viimsist rääkida, siis Haabneeme rand, et näiteks kui on, ütleme, õhtul on toimetamisi Tallinnas suvisel ajal, siis see on niisugune rand, kus kindlasti mind leida võib, jah. Ranna jalgpalli mängimas, ujumas, sulistamas. Viimsis on veel palju toredaid kohti, võib-olla Viimsisse koliks siis, kui siin ei oleks Jussi õletuba. Kui ei oleks, siis ma teeks. Nüüd, kui see on siin tehtud, siis ei teagi, mis siin teha. No aga Haabneeme on teadupoolest ju tuntud kui Karulaugu nii-öelda kodumaa, et võib-olla siis natukene Haabneemest eemale teha Jussi maa. No plaane on igasuguseid, võib-olla tõesti. Seda peab nüüd mõtlema, et kas see on hea mõte. Iga mõte on hea mõte. Igal juhul oled sa rohkem kui teretulnud siia. Aitäh sulle selle meelenuka vahe teksti eest. Ärme suudlema hakka. Sisu teada intervjuust.